rääkisin mõned päevad tagasi Zoomis avatusest. Ehk siis kõigest sellest, mis sinu human designi kaardis on valge. Sellest kõigest, mida seal tegelikult näha ei ole. Ja olgem ausad, kõigest selles, mida seal näha ei ole, on peidus nii mõndagi. Olen eelnevatel aastatel hästi palju rääkinud avatusest, ennekõike just sellisest välisest tinglikust mõjust vabanemise võtmes. Ja sedapuhku tekkis tunne, et on oluline seda käsitleda ka hoopis teise nurga alt. Ehk siis pöörata münt ümber ja rääkida sellest, et okei, davai, aga et kui sa saad teadlikuks sellest, et nendes valdkondades, nendes teemades võidki sa kogeda sellist teatud laadi ebapiisavust ja hakata ennast kas siis teadlikult või alateadlikult teiste inimestega võrdlema, tundma, et sa pead midagi tegema, midagi saavutama selleks, et siis need 3 punkti on ju, kuuluda, olla piisav, et ma pean enne minema ja kusagil midagi võitma selleks, et saaksin ka teistele inimestele midagi anda või jagada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Läbi avatuse oleme me mõjutatud teiste inimeste poolt ja just seetõttu ongi hästi oluline ka avatusel tähelepanu pöörata. Nüüd, kuna avatus on kogu meie vähemalt sellise ebateadliku elu olnud miski, mida me oleme pidanud nõrkuseks, siis teadupärast me oma nõrkustele kipume pöörama väga palju rohkem tähelepanu kui tugevustele. No tead ju küll, et me harva hindame seda, mis meil tuleb hästi lihtsalt, hästi loomulikult välja ja siis hästi palju panustame sinna, kus me nagu teatud mõttes oleme nagu hädas või kus teised inimesed kuidagi on loomulikult andekamad kui meie. Ja nii ka sina oled siis kusagil väga palju pööranud tähelepanu kingsepana nendele külmetavatele varvastele. Ja seeläbi oled sa siis omandanud väga palju erinevaid oskuseid, väga palju teadmisi, no tõenäoliselt siis selleks, et kas ise kuidagimoodi toime tulla või siis nii-öelda ennast järgi aidata. Ja kui nüüd ära võtta sealt selline võrdlus, need igasugused uskumused, taustalood ja võib-olla ka selline eneses kahtlemine, ebapiisavus, siis sul on seal nii mõndagi pakkuda, kas siis maailmale, mingile inimgrupile, mingitele inimestele, mingi täidetusega inimestele või mingisugusele selle kindla täidetusega seotud valdkonnale. Sul on seal väga palju andeid ja tegelikult seal oled sa võimeline just nimelt tajuma seda ilma sõnadetagi, mida siis teine inimene tahab, ihaldab, mis teda edasi viib, millises seisundis ta on ja pakkuma talle kas siis mingeid väärtuslikke peegeldusi, nõuandeid või lahendusi. Nüüd päris paljud inimesed Zoomi ei jõudnud, aga küsisid, et kuule, et sa tegid kõigile osalejatele ühed sellised personaalsed digiraamatud, et kas seda saab? Ja ma täna hommikul otsustasin, et saab küll, mis tähendab seda, et kui sina tahad ka, panen sulle lingi siia alla ja paari päevaga saad kätte.